Kuuba diktatuur näitas sõjaväeõppustel S-125-2 BM raketti just siis, kui lennukikandja USS Nimitz sisenes Kariibi merele ja Trump suurendas survet Havana diktatuurile. Täna, 21. mail 2026, püüab Kuuba režiim näidata jõudu, kasutades moderniseeritud Nõukogude õhutõrjesüsteemi. Samal ajal liigutab Washington raskerelvastatud mereväe üksusi, nõuab Raul Castro vastutusele võtmist Ameerika kohtus ja seab Kuuba kriisi tähelepanu keskpunkti. Stsenaarium on ühtaegu poliitiline ja sõjaline. Omakorda näitab Havana vana raketti, et hoida sisemist narratiivi kontrolli all. Teiselt poolt annab Donald Trump märku, et kommunistliku karistamatuse aeg Kariibi mere piirkonnas võib olla lõppemas. Miks otsustas Havana näidata vanu rakette just pärast seda, kui USS Nimitz ilmus Kariibi merele? Kas see on hoiatus Ameerika Ühendriikidele? Või püüab ta veenda oma rahvast, et tal on olukorra üle endiselt kontroll? Kas Kuuba valmistub tõesti vastupanu osutama? Paljud inimesed usuvad endiselt, et CNPJ olemasolu, Instagrami konto või isegi veebilehe domeen tagab ettevõtte nime kaitse, aga see ei tööta nii. Tõde on lihtne. Kaubamärk on tõeliselt sinu oma alles siis, kui see on registreeritud IMPI-s. Ilma selle registreeringuta võib iga ettevõte proovida kasutada sama nime, vaidlustada sinu ettevõtte identiteeti ja isegi seada ohtu kõik selle, mille oled üles ehitanud. Just sellepärast astub MoveOn sellesse protsessi. Juba on kaitstud üle 10 000 kaubamärgi, teenindus on 100% veebipõhine ja tegutsetakse enam kui 17 riigis. MoveOnist on saanud kaubamärkide registreerimise valdkonnas eeskuju ja see on ettevõte, keda ma täielikult usaldan. Nii et ära oota, kuni probleem ilmneb, vaid tegutse juba ennetavalt. Kaitse oma ettevõtte nime juba praegu, link on kirjelduses ja ka sellel ekraanil olevas QR-koodis. Kuuba revolutsioonilised relvajõud viisid läbi sõjaväeõppusi S-1252 BM-iga, mida tuntakse kui moderniseeritud versiooni vanast Nõukogude SA-3-sest. See süsteem on õhutõrjesüsteem, mis on loodud õhus olevate sihtmärkide tabamiseks, mitte kaugete linnade ründamiseks ega strateegilise ründemissiilina tegutsemiseks. Levinud uudistes kujutatakse seda raketistardi pilti kui Havana visuaalset vastust Ameerika surve suurenemisele. Kuid relvastus ise näitab Kuuba probleemi ulatust. Režiim püüab hirmutada moderniseeritud vanarauaga, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid toovad kogu lennukikandja piirkonda lähemale. S-1252 BM esitletakse kui suhteliselt kõige moodsamat õhutõrjeplatvormi, mis Kuubal saadaval on. See on mobiilsem kui algne Nõukogude versioon, kuid jääb endiselt piiratud võimekusega varghävitajate, täppisrünnakute ja kaasaegse Ameerika sõjalise võimsuse vastu. Kuuba sõnum on poliitiline enne kui sõjaline. Havana tahab näidata, et on valmis reageerima, kuid pilt paljastab ka karmi tegelikkuse. Saar sõltub vanast kohandatud varustusest, mida kasutatakse maksimaalse valmisoleku tunde loomiseks olukorras, kus sõjaline tasakaal on täielikult paigast ära. Selle surve teiseks pooleks on SS Nimitz. Ameerika Ühendriikide lennukikandja saabus Kariibidele 20. mail, nagu teatasid Ameerika väed. Sellega kaasnes sellel asuv lennugrupp juhitavate rakettidega hävitaja ja varustusalus. Folja teatas, et see liikumine toimus mõni tund pärast seda, kui Trumpi valitsus esitas Raul Castro vastu ametliku süüdistuse. Nimitzi grupp oli juba varem osalenud operatsioonis Southern Seas 2026, mis oli Ameerika Ühendriikide 4. laevastiku liikumine selles piirkonnas, olles kohal Lõuna-Atlandil, Lõuna-Vaikse ookeani piirkonnas ja Kariibidel. Nimitzi saabumine muudab kriisi kaalukust, sest lennukikandja ei ole tavaline osa poliitilises vastasseisus. See toob endaga kaasa lennukeid, sensoreid, juhtimist, sidet, kaitset ja kohaloleku jõudu. Kui Washington paigutab sellise jõu Kariibi mere piirkonda, jõuab sõnum otse Havannasse, Kuuba sõjaväelasteni, režiimi liitlasteni ja Florida Kuuba pagulasteni. Kuuba teab, et see ei ole tavaline diplomaatiline noot. See on Trumpi jõudemonstratsioon Ameerika Ühendriikide strateegilises tagahoovis. Kuuba reaktsioon S-1252 BM-iga puudutabki täpselt seda punkti. Režiim püüab vastata õppuste, stardipiltide ja vastupanu retoorikaga. Tulemuseks on kalkuleeritud paanika. Kuuba püüab näidata, et ta ei ole põlvili, kuid lõpuks paljastab, kui palju tema kaitse sõltub vanadest seadmetest.
Selle eskalatsiooni otsene põhjus on Raul Castro juhtum. 20. mail esitasid Ameerika Ühendriigid süüdistused endisele Kuuba juhile mõrvas, vandenõus ameeriklaste tapmiseks ja lennukite hävitamises seoses 1996 aasta juhtumiga. Kui Kuuba hävitajad tulistasid alla Irmãos ao Rescate rühmitusega seotud lennukid. Reuters teatas, et Raul Castro ja 5 Kuuba sõjaväelendurit said süüdistuse ning peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche ütles, et loodab, et Castro seisab nende süüdistustega silmitsi, kas omal soovil või muul viisil. See süüdistus avas uue etapi Ameerika survele. See pole enam ainult vaidlus embargo, nafta või ideoloogilise retoorika üle. Trump asetas vana Kuuba juhtkonna Ameerika Ühendriikides kriminaalsüüdistuse keskmesse. Havana jaoks toimib see süüdistus hoiatuse või märguandena. Diktatuur peab nüüd tegelema ka juriidilise survega. Samaaegselt on olemas sõjaline surve, majandussurve ja sümboolne surve. Kuuba püüab seda nimetada poliitiliseks manöövriks. Miguel Díaz-Canel kinnitas, et saarel on õigus end kaitsta ning oli juba varem hoiatanud, et Ameerika sõjaline sekkumine võib põhjustada veresauna. Aga Havana hoiak näitab ebakindlust. Valge Maja oli juba jaanuaris pinnase ette valmistanud, kui Donald Trump kuulutas Kuuba suhtes välja riikliku hädaolukorra ja süüdistas Kuuba valitsust riigi julgeoleku ohustamises ja Ameerika Ühendriikide välispoliitikat. Ametlikus tekstis mainiti Havana lähenemist Venemaa, Hiina, Iraani, Hamasi ja Hezbollahka, samuti sõjalist ja luurealast koostööd Washingtoni vastastega. See poliitiline alus seletab, miks Nimitsi saatmine ei paista üksikuna silma. See on osa meetmete jadast, mis on loodud režiimi mitmest küljest survestamiseks. Samuti on olemas sõjalise jälgimise kiht. Ajaleht Correo Brasiliense tsiteeris jälgimisandmeid, mis näitasid, et USA mereväe droonid ja luurelennukid lendasid eelmisel nädalal Kuuba lähedal. See viitab sellele, et Washington ei piirdu ainult sõnadega. See jälgib, mõõdab, jälgib liikumisi ja valmistab ette erinevaid võimalusi. Sellise kriisi puhul eelneb luure otsusele. Ja kui luure ilmub koos lennukikandja, süüdistuse ja sanktsioonidega, saab Havana sõnumist aru. Marco Rubio on selle surve keskne tegelane. 21. mail ütles Marco Rubio, et võimalus läbiräägitud ja rahumeelseks kokkuleppeks Kuubaga pole praegu suur, kuigi Ameerika Ühendriigid väidavad, et eelistavad läbiräägitud lahendust. Samal ajal ütles Marco Rubio, et Kuuba võttis vastu Ameerika Ühendriikides $100 miljoni suuruse humanitaarabi pakkumise. See on Havana jaoks kõige ebamugavam samm. Donald Trump avaldab režiimile survet, kuid püüab rääkida otse Kuuba rahvaga, eraldades rahva kommunistlikust juhtkonnast. See humanitaarabi muudab samuti narratiivi. Kuuba režiim püüab müüa välise agressiooni ideed, kuid Washington paneb lauale toidu, energia ja abi, süüdistades samal ajal Kuuba juhtkonda rahva viletsuse põhjustamises. Surveele on raskem vastata, sest see ei tule ainult sõjalaevaga, see tuleb koos pakkumisega rahvale, kriminaalsüüdistustega eliidi vastu ja sõjalise kohalolekuga Kariibi mere piirkonnas. See on kombinatsioon, mis vähendab diktatuuri manööverdamisruumi. Venemaa reageeris, öeldes, et toetab Kuubat, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid tõmbavad piiramisrõngast koomale. Maria Zaharova, Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja, mõistis hukka Ameerika surve ja lubas Kuuba rahvale aktiivset toetust. Ilma täpsustamata, millist toetust see endast kujutab. See punkt näitab, et kriis on juba Havannast kaugemale levinud. Kuuba rakettide katsetus ja Nimitsi saabumine on jõudnud suuremale mängulauale Washingtoni ja Moskva vahel. Kuuba toimib taas läänepoolkera vaenulike režiimide eelpostina. Kariibi merepiirkond jälgib nüüd, kuidas režiim püüab näida tugev, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid hõivavad mängulaua keskpunkti lennukikandjate, kriminaalõiguse mõistmise, luure ja humanitaarabiga. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, teli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.